et kui ma vaatasin seda arvet, mul tuli arve, mul on maja, kus ma kütan 136 ruutu, ma panen selle, hoian seda äraolekus, kui mind ei ole, ja ma sain arve 1008 eurot. Ja mul pole elektrikütte, mul on pump. Ja ma vaatasin seda arvet, mul on Brüsselis üürikorteris sama suur arve aastaga. Ja mõtlesin, kui oleks selline arve tulnud Belgias või Prantsusmaal, ta oleks juba ammu Eiffeli torniga ümber ajanud. Meie selles ökosüsteemis siin, meie inimene ju ei protesti. Ma ei kutsu kedagi nagu märatsema tänavale, aga põhimõtteliselt. Aga kas see muudaks? Muidugi muudaks. See muudab asju tegelikult Belgia, ma kogu aeg naeran, ma vihkan neid, kui sa pead nagu läbima linna, kui kõik on möllavad ja protestivad ja tunnelid on kinni ja kõik. Aga kurat, nad oskavad enda eest seista ja seisavad ka ja valitsus vaatab ümber kõik võimalikud maksud ja valitsus võtab kuulda. Meil seda ei juhtu. Enamgi veel, mida teeb Reformierakonna valitsus juba aastaid. Iga kord, kui keegi tõstab pead, esimene argument on, olete Putini käsilased. Tahate nõrgestada meid. Me siin juhime riiki ja teie tahate meid nõrgestada. Ja see on manipulatsioon. See pole mingisugune paralleelne maailm. Nad teavad väga hästi, et see eestlase punane joon, või ma ei tea, kuidas seda nimetada, ta on nii kuidagi paindlik. Et me saame aru, me peame kõik koos pingutama. Mind õudselt rabas see, kui mõni aasta tagasi õpetajad pidi streikima ja siis nad äkki ütlesid, et teate, me ei streigi, me anname endale aru, et praegu on raske olukord ja riigil on vaja raha. Ma ütlesin, et kurat küll, kas meie õpetajaskond ei ole riik? Kas nad pole need, kes loovad meid tulevikku? Kas nendel pole raha vaja? Nagu miks see niimoodi on? Ja see valitsus oskab seda väga hästi kasutada ja see on see, millest nagu läbi lillade võib olla, millest rääkis eile ka president. Tegelikult, et dialoogi ei ole, mingisugust arutelu ei ole, kõik on must ja valge ja Reformierakond on alati valge.